Tere kõigile ja tere tulemast saatesse Juudi maailma nädalkanalil i24 News English. Mina olen Emily Francis. Igal nädalal keskendume lugudele, probleemidele ja isikutele, mis pakuvad huvi juudi kogukonnale nii siin Iisraelis kui ka kogu diasporas ülemaailmses juudi kogukonnas. Ja nagu alati alustame selle nädala olulisemate juudi maailma uudistega. Heitke pilk peale. New Yorgi osariik võttis vastu seaduse, millega luuakse jumalateenistuste paikade ümber 15 meetri laiune puhvertsoon, et takistada inimestel sissepääsude blokeerimist või usklike ahistamist. See meede võeti kasutusele vastusena kasvavatele antisemiitlikele ja Iisraeli vastastele protestidele sünagoogide ees. Mõned ütlevad, et see tagab ohutu juurdepääsu, samas kui kriitikud näevad selles sõnavabaduse piiramist. Briti museum lükkas edasi juudi kultuurikuu loengu Vana-Iisraeli ja Juudamaa kohta, öeldes, et paljud osalejad kavatsesid seda häirida. Museum teatas, et see otsus oli suunatud ürituse kaitsmisele, mitte selle õõnestamisele. Jäädes Londonisse puhkes suur tulekahju Kosher Kingdomis, mis on riigi suurim kosherpood. Alguses kardeti süütamisrünnakut pärast mitmeid vahejuhtumeid Golders Greenis, kus pood asub. Siiski leiti, et tegemist oli elektrirrikkega ning pood avatakse peagi uuesti. Biden-Harris administratsiooni leige toetuse kriitikud Iisraelile pärast 7. oktoobri veresauna ja sõda Hamasiga tunnevad, et neil on olnud õigus. Hiljuti avaldatud 190 leheküljeline Kamala Harrise 2024 aasta presidendivalimiste kampaania ja kaotuse analüüs näitab, et Gaza ja Iisrael olid täielikult välja jäetud. Mida me sellest järeldada võime? Siin, et seda kõike meile lahti seletada, on i24 News English vanem USA korrespondent Mike Wagenheim, kes liitub meiega Washingtonist. Tere Mike, mida ütles või antud juhul ei öelnud see analüüs? No tead, Demokraatlik rahvuskomitee saab selle väidetava analüüsiraporti pärast palju kriitikat. DNC esimees Ken Martin ütles, et ta ei tahtnud seda algusest peale avaldada. Ta tegi seda ainult surve all, sest ta ei kiitnud heaks seda, mis raportis sees oli või mis välja jäeti ning et see oli lõpetamata. Raportis on märkimisväärseid märkusi, mis ütlevad, et siin on teave puudu, seal ei ole fakte kontrollitud. Nii et tegelikult oli see lihtsalt mustand, tundub, et tõesti esimene mustand, mida ei olnud kunagi mõeldud avaldamiseks, kuid ta teeb seda ikkagi, sest surve selleks oli nii suur. Nüüd 50 000 sõna. 50 000 sõna selles raportis, mitte ühtegi mainimist Iisraeli kohta, mitte ühtegi mainimist Gaza või genotsiidi väite või millegi sellise kohta. Nüüd ütlevad Palestiinat toetavad rühmitused, et Demokraatliku rahvuskomitee ametnikud tulid nende juurde kohtumise ajal ja ütlesid, et nende enda uurimus, DNC uurimus, leidis, et tõelise puudumine. Kamala Harrise suutmatus oma kampaania ajal Iisraeli selgelt kritiseerida tõi kaasa selle, mida need Palestiinat toetavad rühmitused ütlesid, et neile öeldi olevat lõpphääletusel negatiivne tulemus. Nüüd taaskord olid need Demokraatliku rahvuskomitee ametnikud, kes andsid selle info Palestiinat toetavatele rühmitustele, kuid DNC pole seda kunagi ametlikult öelnud ja loomulikult pole sellest raportis mingit mainimist. Nii et meile jääb endiselt mõistatuseks, kui suur see negatiivne mõju tegelikult oli. Ja muide, mis kogu selle juures ütlemata jääb, Emily, on see. Kui Kamala Harris oleks oma kampaania ajal Iisraeli suhtes karmima seisukoha võtnud ja saanud rohkem palestiinlaste või Palestiinat toetavate inimeste hääli, kas selle tulemusena oleks Iisraeli toetajate poolt tekkinud negatiivne mõju? Kas nad oleksid võib-olla oma häält muutnud, mitte tema poolt hääletanud või selle asemel hoopis president Trumpi poolt hääletanud? See on praegu samuti veel üks teadmata asi, aga põhiline on see, et meil ei ole tegelikult selgeid vastuseid, kui palju. Tema kampaaniat võis mõjutada tema väidetav toetus Iisraelile või vähemalt see, et ta ei lasknud kogu oma kampaania vältel Palestiinameelseid hääli kuulda, vähemalt väidetavalt. Ja tead kuidas, kuna me liigume ilmselgelt vahevalimiste poole, siis kuidas demokraadid selle raporti järeldustega toime tulevad? Ja tead, mis veel, mida saavad nad õppida seoses vahevalimistega ja ka 2028 aasta presidendivalimistega? Tead, see on naljakas, on vana ütlus, et numbritega saab öelda, mida iganes soovid. Aga meil pole isegi neid numbreid, mille põhjal mingit narratiivi kujundada, sest Demokraatlik rahvuskomitee keeldus neid raportisse lisamast. See saab olema jätkuv probleem.
ja ma arvan, et sa võid autopsia ümber oleva vaidluse kõrvale jätta. Me näeme selle arenemist reaalajas ja päris hääletustes Kapitooliumis. Me näeme üha rohkem demokraate toetamas relvaembargot Iisraelile, mitte ainult ründerelvade, vaid ka kaitserelvade osas. Me näeme, et mõned demokraadid ütlevad üha enam, et Iisraelile ei tohiks anda kaitserelvi, et rahaline abi tuleks peatada või täielikult lõpetada. Ja nüüd kuuleme Iisraeli poolelt, et peaminister Netanyahu ja teised ütlevad seda. Tõepoolest, abi tuleks järk-järgult lõpetada, sest sellest saab üha enam poliitiline koorem. Ja et Iisrael peaks olema relvatootmises ja teistes seotud valdkondades iseseisvam, kus neil on traditsiooniliselt olnud Ameerika rahaline toetus. Seega, vaatamata raportile on see Iisraeli jaoks probleem, kuna demokraadid ja praegu nähtav üha suurem toetuse puudumine Iisraelile tekitavad selle olukorra. Pole kahtlustki, et see saab olema üks peamisi teemasid eelseisvatel vahevalimistel. Hästi, suur aitäh, Maik. Kuna USA's lähenevad novembrikuu vahevalimised, näitab uus küsitlus juudi valijate seas, et enamus neist on endiselt valmis hääletama demokraatide poolt ja lükkama tagasi president Trumpi ja tema poliitika. Kuigi 90% juutidest ütleb, et nad on mures kasvava antisemitismi pärast ja 70% tunneb emotsionaalset seotust Iisraeliga, plaanib siiski 67% novembris hääletada demokraatide kandidaatide poolt. Meiega liitub nüüd Washingtonist Hailey Soifer, juudi demokraatliku nõukogu tegevjuht. Tere ja aitäh, et olete siin. Aitäh, et mind kutsusite. Nii et selles küsitluses ütleb 2/3 juutidest, et nad plaanivad hääletada demokraatliku partei kandidaatide poolt. See on muidugi hoolimata kõigist neist vaidlustest ja vägivallast juutide vastu ning antisemitismist. Miks sa arvad, et me pole näinud suuremat pööret paremale? Ma arvan, et see on seotud väärtustega, mis mõjutavad juutide valikuid valimistel. See küsitlus näitab lisaks seda, et 70 juudi valijast kavatseb vahevalimistel hääletada demokraatide poolt. See näitab ka, et juudi valijad seavad esikohale mitmeid teemasid, alustades meie demokraatia tulevikust. Ja see oli juudi valijate jaoks kõige olulisem teema ka 2 eelmisel valimisel, 2024 ja 2022 valimistel. Keegi pole Ameerika demokraatiat rohkem ohustanud kui Donald Trump. Ja teda on toetanud vabariiklased kongressis. Seega on loogiline, et juudi valijad, kes peavad seda teemat oluliseks, lükkavad nad ülekaalukalt tagasi. Selle küsitluse kohaselt on juudi valijate jaoks tähtsuselt teine teema, elukallidus. Ja Donald Trumpi läbikukkunud poliitikad on tõstnud kulusid kõigi jaoks. Ja kolmas kõige olulisem teema on antisemitismi vastasus. Nagu te märkisite, 90% juudi valijatest, mis on üllatavalt kõrge protsent, on mures antisemitismi pärast Ameerika Ühendriikides. Ja seda teemat ei tohiks vaadata parempoolsete ega vasakpoolsete vaatenurgast. Valdav enamus demokraate, sealhulgas meie juhtkond, seisab juudi kogukonna kõrval võitluses antisemitismiga. Aga ma arvan, et see küsitlus näitab tegelikult seda, et juudi valijate valikuid kujundavad jätkuvalt väärtused. Ja kõigis meie põhiväärtustes ei ole Donald Trump ega vabariiklased kongressis kooskõlas enamiku Ameerika juutidega. Ja tead, kuidas on nende seisukohad, nii palju kui sina tead, näiteks sõja Iraaniga ja muu sellise suhtes? Ma mõtlen, kas me näeme endiselt, et juudi rahval on pärast 7. oktoobrit tugevam side Iisraeli ja juudi kodumaaga, samal ajal kui paljud ameeriklased ei olnud enne seda eriti kaasatud? Me tõesti näeme sidet Iisraeliga ja tegelikult on Iisraeli teema tõusnud tähtsamate küsimuste hulka. Seda küsitlust on tehtud järjestikku juba palju aastaid ja pärast 7. oktoobrit tõusis Iisraeli teema tegelikult esile. See on juudi valijate jaoks 4. kohal tähtsuse poolest. Ja 70% juudi valijatest tunneb Iisraeli suhtes emotsionaalset seotust. Kuid samal ajal on peaaegu sama paljudel valijatel, 67%, ebasoodne arvamus peaminister Netanyahu kohta. 55% on vastu Iisraeli tegevusele Gazas toimuvas sõjas ja 62% on vastu sõjale Iraanis.
nii et ma arvan, et see tõesti näitab, et Ameerika juudid, vähemalt enamik neist, hoiavad korraga kahte asja, sarnaselt paljudele iisraellastele võib-olla. Me oleme pühendunud Iisraeli julgeolekule ja selle tulevikule juudi ja demokraatliku riigina. Ja samas me ei nõustu praeguse Iisraeli valitsuse poliitikaga, täpselt nagu me oleme tugevad Ameerika patrioodid ja ei nõustu omaenda valitsuse poliitikaga. Seega on see keeruline aeg Ameerika juutidele. Ja see küsitlus näitab, et nad lükkavad novembris valimistel Donald Trumpi ja vabariiklased ülekaalukalt tagasi. Mis sa arvad? Ma mõtlen, see on küll küsitlus, aga üsna põhjalik. Kui me jõuame novembrini, kas sa arvad, et on tõeline motivatsioon mõjutada jõudude vahekorda kongressis? Absoluutselt ja ma arvan, et juudi valijad võivad selles väga olulist rolli mängida. See on meie arvates võitva demokraatliku koalitsiooni oluline osa. Ainult juudi valijate häältest ei piisa valimiste võitmiseks, kuid umbes 70 juudi valijast, kes toetavad demokraate, võivad aidata demokraatidel võita üha tasavägisemaks muutuvatel valimistel selles riigis. Ja meil on palju võtmeringkondi, sealhulgas New Yorgis ja mujal, mille saatus on neil valimistel lahtine. Ja kui need lähevad demokraatidele, saavad demokraadid enamuse tagasi. Need on ringkonnad, kus juudi hääl ei ole tühine. See on umbes 20%. Nii et see on täiesti oluline võtmeringkondades ja osariikides, mis võivad määrata enamuse kongressis, senatis ja esindajate kojas. Hästi, suur tänu sulle, Heili, sinu arusaamade eest. Aitäh! Nemanja Starović, Serbia Euroopa integratsiooniminister ja Serbia delegatsiooni juht rahvusvahelises holokausti mälestusliidus, on viibinud Washingtonis kohtumistel USA ametnike ja juudi kogukonna juhtidega, keskendudes suhetele Iisraeliga, uuele vabakaubanduslepingule ning pingutustele antisemitismi vastu võitlemisel. Antisemitism. 24 News English Evening USA korrespondent Mike Wagenheim istus temaga maha Serbia saatkonnas ja nüüd nende vestlusest lähemalt. Tead, see on irooniline. Aja jooksul näib, et Iisraelil on tänapäeval rohkem liitlasi Pärsia lahe piirkonnas kui Euroopas, kui mõned riigid, nagu sinu oma, välja arvata. Kuidas sa arvad, et Euroopa saaks oma suhteid Iisraeliga parandada ja vastupidi? See ei ole minu asi anda teistele riikidele nõu. Ma saan jagada ainult meie kogemust koostöö edendamisel Iisraeli riigiga ja meie kogemused on ainult positiivsed. Me usume, et meie välispoliitika peaks põhinema selgetel väärtustel ja need väärtused on need, mis on meid Iisraeli riigiga ühendanud. Aga loomulikult peab sellel olema ka praktiline mõõde, nagu ma juba mainisin. Ärisidemed, investeerimissidemed, nii paljud Iisraeli ettevõtted tulevad Serbiasse, rajavad oma tootmist, olgu jutt ehitussektorist, jaekaubandussektorist või loomulikult kaitsetööstusest, kus koostöö samuti kasvab. Ja ma saan ainult loota, et meie Euroopa naabrid märkavad samuti neid võimalusi ja suurendavad oma koostööd Iisraeliga. Te juhite ka Serbia delegatsiooni IRA-sse. On selge, et antisemitism Euroopas on suur probleem. Teie riik on selle vastu jõuliselt võidelnud. Milline on praegu Serbia juutide ja Euroopa juutide olukord ja kuhu te näete selle kõik liikuvat? Ma saan ainult tõdeda, et viimastel aastatel on olnud palju uusi väljakutseid, eriti seoses uute antisemitismi vormidega, mis on esile kerkinud. Minu riigis, Serbia Vabariigis, oleme me tõesti uhked selle üle, et meil ei ole kunagi olnud neid traditsioonilisi antisemitismi vorme ega tüüpe. Olgu see siis paremäärmuslik antisemitism, kristlik antisemitism, islami antisemitism või araabia antisemitism. Meil ei ole sellega kogemusi olnud. Siiski, viimastel aastatel on tekkinud mõned uued tüübid. Ma ei tea, kuidas me neid täpselt määratleda saaksime, kuid need tulevad vasakpoolsetest, äärmusvasakpoolsetest, anarhistlikest, ultraliberaalsetest ringkondadest, Ameerika ülikoolidest, Lääne-Euroopa ülikoolidest. Ja see tähendab, et on olemas mingi ülekandeefekt. Isegi Serbias, kus me oleme väga uhked selle üle, et antisemitism ei ole kunagi tõsiselt kanda kinnitanud. Aga kui on kas või üks ainus juhtum, peame sellele reageerima, peame selle hukka mõistma ja meie valitsus on selles osas väga range.
aga me peame koos töötama, et leida vahendeid, kuidas selle uue antisemitismi vormiga võidelda. Sest noorte üliõpilaste jaoks on sellest saanud omamoodi trendikas asi. Teate küll, olla poliitiliselt sionismi vastane. Ja see kandub väga kergesti üle väga rangeks antisemitismi vormiks. Ja see on midagi, mis on täiesti vastuvõetamatu. Ja me mõistame hukka iga sellise juhtumi. Ja ma tahan teilt küsida AIPAC-iga seotud suhete kohta, kui meil on siin veel viimane hetk. Serbia on selles vallas olnud aktiivne. Teie juhid, sealhulgas teie välisminister, on osalenud AIPAC-i konverentsidel. Mida sellest suhtest saadakse ja miks te arvate, et see on oluline Serbia, Iisraeli ja USA suhete sellises kolmnurgas? Ma olen väga uhke selle üle, et kõik meie sõbrad nii AIPAC-ist kui ka Ameerika Juudi komiteest on toetanud meid teatud seadusandluse puhul, mille oleme eelmistel aastatel vastu võtnud. Oleme tihedalt koostööd teinud ja olen uhke, et Serbia sai esimeseks riigiks maailmas, kes rakendas täielikult Teresini deklaratsiooni. See tähendab, et oleme vastu võtnud asjakohased seadused, et tagada holokausti ajal konfiskeeritud varade täielik tagastamine juudi kogukonnale, isegi siis, kui otseseid seaduslikke pärijaid ei olnud, sest kahjuks hukkusid terved perekonnad holokausti ajal. Nii et minu riik oli esimene, kes võttis selle seaduse vastu ja alustas eelarveliste väljamaksetega Serbia juudi kogukonnale alates 2017. aastast. Oluliste summadega, mis parandavad mälu ja kultuuri säilitamist ning kõike seda, mis on Serbia juutide jaoks ülimalt tähtis. Kui keegi nimega Jeffrey Epstein saadaks sulle meili, oleksid sa ju šokeeritud, eks? See on aga suhteliselt tavaline Ameerika juudi nimi, mis oleks veel hiljuti jäänud täiesti märkamatuks. Aga üks mees on püüdnud näha naljakat poolt selles, et tal on sama nimi kui sellel kurikuulsal seksikaubitsejal. Meie Joe Brown räägib sellest lähemalt. Minu nimi on Jeffrey Epstein. Ameerika Ühendriikides on umbes 13 000 inimest, kelle perekonnanimi on Epstein. See on tuntud Ashkenazi juudi nimi, mis tõenäoliselt pärineb ühest Saksamaa linnast. Kuid hoolimata legendaarsetest stsenaristidest, kunstnikest ja muusikamanageridest selle perekonnanimega, meenub enamikule inimestest nime Epstein kuuldes ainult üks inimene. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Häbiväärne Jeffrey Epstein. Ja arvestades, et umbes miljonil ameerikasel on nimi Jeffrey, võiks eeldada, et mõned õnnetud inimesed jagavad nime selle häbistatud ja surnud New Yorgi finantsistiga. Tead, ma teadsin sellest kurjategijast Jeffreyst juba aastaid tagasi, lihtsalt sellepärast, et tal olid probleemid. Ja kui keegi kannab sinu nime, siis ma mõtlen, temast kirjutati, ta polnud küll väga tuntud, aga ma teadsin temast. Alla 500 inimese Ameerikas kannavad nime Jeffrey Epstein. Ja võib-olla 21. sajandi kõige kurikuulsama kurjategijaga sama nime kandmine toob loomulikult kaasa omad komplikatsioonid. Tead, mul on oma äri, ma pean inimestega ühendust võtma. Olen kindel, et inimesed nägid mu e-kirju ja mõtlesid, mis see jama on. Kas see tüüp on mingi naljamees? Ma olen kindel, et seda juhtus. Teine New Yorgi poiss nimega Jeff Epstein juhib varade tagasinõudmisega tegelev ettevõte, kuid 2022 aastal otsustas ta pöörduda tagasi oma vana kire juurde. Tegelikult ei muutunud asi paremaks, enne kui ma mõistsin, kuidas see enda kasuks pöörata. Hakates koomikuks ja keskendudes sellele. Nii et ma muutusin sellega rohkem rahulolevaks, kui ma mõistsin, kuidas seda lihtsalt omaks võtta ja sellele keskenduda. Tema tähelepanekupõhine koomika keskendub elule Oregonisse kolinud X-põlvkonna inimesena. Ja loomulikult on tema nimi saanud osaks tema etteastest. Tead, kui ma olin väike laps, siis ma vandusin, et ühel päeval tunnevad kõik minu nime. Ole ettevaatlik, mida sa soovid. Nii nagu teistel inimestel on soopronomid she, her või he, him, on minu soopronomini saanud mitte tema. Aga ta kinnitab, et ta ei taha kunagi oma nimekaimu õudseid kuritegusid pisendada. Ma käin nii paljudel komöödiaetendustel ja avatud mikrofoni õrtutel, kus kuulen nalju, tead küll, Epsteini toimikute või Epsteini kohta. Ja mõned neist on tõesti väga halva maitsega. Ma mõtlen, et see ei ole see, mida mina teen. Ma mõtlen, et mina keskendun sellele, et olen enamasti puhta huumori koomik. Ma lihtsalt püüan keskenduda sellele piinlikule ja kahetsusväärsele reaalsusele, et jagan nime ühe kaasaegse ajaloo kõige tuntuma kurjategijaga. Kuigi naljad tema nime üle on talle toonud väga tugeva sotsiaalmeedia jälgijaskonna, on see olnud sama palju needus kui õnnistus.
On palju komöödiaõhtute korraldajaid, kes ei kutsu mind esinema, sest nad lihtsalt ei taha oma kavasse nime Jeffrey Epstein. Kuid tema koomikat on omaks võtnud inimesed, kellel on sama nimi. Naljaka Jeffrey Epsteini sõnul kirjutas talle üks keskkooliõpilane, öeldes tema humoorikas suhtumine sellesse nimesse on pannud teismelise oma sünninime taas omaks võtma pärast seda, kui ta oli selle eakaaslaste pilkamise tõttu hüljanud. Sul peab olema paks nahk, et teadlikult sellise valiku teha. Ma arvan, et olla selle nime ja olukorra suhtes avalikum. Üle maailma on veel 106 inimest nimega Jeffrey Epstein. Nii et ma ei kõnni seda teed üksi, kuid meid rohkem juurde ei tule. Nad lõpetasid nime Jeffrey Epstein kasutamise. See oli umbes 2016 aastal. Nüüd oleme suletud liikmeskonnaga seltskond. Sajandeid oli ladino peamine keel, mida rääkisid juudid Pürenee poolsaarel ja see jätkus isegi pärast inkvisitsiooni ning šefardi juutide jätkuvat pagendamist üle maailma. Kuid nagu jiddiši keel on ka see ainulaadne juudi-hispaania keel aeglaselt kadumas. Kuid üks Iisraeli muusik teeb selle jälle popiks. Kuulake! Ja meiega on nüüd stuudios ladino laulja René Benjamin. Tere tulemast! Sul on nii väikesest kehast, nii suur hääl. Kuidas sa saad selle kõla ja need kõrged noodid kätte? Palju harjutamist ja palju palveid, aga aitäh. Väga palju. Mul on täiesti hea meel siin olla. Aitäh! Nii et kuidas, ma mõtlen kõigepealt ladino, ma olen teinud palju intervjuusid ja lugusid sellest ajalooperioodist. Ma mõtlen, ladino on tõesti ilus keel ja ma tean näiteks hällilaule ja palju muud. Kas sa kasvasid üles kuuldes sellest näiteks oma vanaemalt? Ma kuulsin seda enamasti sünagoogis. Ma olin tõesti väga usklik ja alustasin seda Yeshiva Levi juures. Ma alustasin seda muusika kaudu, õppisin seda muusika kaudu, sünagoogi kaudu. Ja see on see, mis mind liigutab. See on see, kus ma tunnen, et mu hing on kohal. Wow. Ja kui vana sa olid, kui sa mõistsid, et sul on see side? Kas sa olid laps? Ma arvan, et jah, kõik, kes mind juba noorest east tunnevad, on alati öelnud, et mul on iidne hing. Mulle väga meeldib ajalugu. Mulle väga meeldivad kultuur ja keel. Ma räägin 3 keelt. Ja, ma arvan nii. Noh, juhuseid pole olemas, tead, ja siin sa oledki. Nii et alustuseks oma laulja karjääri ettevalmistamiseks. Kas sa oled pidanud ladino keelt õppima või õpid sa kõigepealt mõningaid klassikalisi laule, mis on põlvkondade jooksul säilinud? Kõigepealt õppisin ma Jasmin Levi käel, mul oli au tema juures õppida. Tema kohta polegi vaja öelda, kes ta on, aga ta on kõige andekam naine, keda ma tean. Õppisin tema juures traditsioonilisi laule. Ja nende laulude kaudu õppisin keelt ning oma hispaania keele kaudu, mida ma samuti õpin, on see kõik omavahel seotud. Ja nüüd sel aastal püüan ma tõesti õppida koos inimestega, kes räägivad ladino keelt ja kes on minust palju vanemad. Aga nemad õpetavad mind, mina toon neile need laulud, mis mulle meeldivad. Nii et me anname neile midagi sellist. Noh, kurb on näha, kui palju tead, nagu ma enne ütlesin, nagu jiddiši keelega see on kadunud. Aga ma näen ka, et näiteks Türgist on vanemad naised, kelle lapselapsed alustavad Instagrami lehekülgi, et seda keelt rääkida. Et selgita, mis selle keele juures sinu ja teiste jaoks nii ilusat on? Ma arvan, et ladino keel on tõesti võimas. Ladino keel räägib väljarändajatest, juutidest, kes Hispaaniast välja saadeti. Tal on palju. See toodab valu ja kannatusi ja tunne, et sa ei kuulu sinna, kus sa oled ja et sind on reedetud. See on midagi, mis on veelgi sügavam. See on nii sügavalt sees. Ja ma arvan, et isegi minu vanused inimesed suudavad sellega samastuda nende laulude ja keelega. Nii et jah, ma arvan küll.
kuna sa oled noor ja tegeled sellega, siis selgita, miks on hea, et meil on nüüd olemas sellised tööriistad nagu sotsiaalmeedia, millega saab jõuda rohkemate inimesteni väljaspool oma kodust ja vahetut keskkonda. See ongi see, mida ma tõesti püüan teha, et hoida. Ma tean, et võib-olla 20 aasta pärast, ma ei tea, kaob ladina keel või keel sellest maailmast kahjuks. Aga ma tean, et laul, kultuur, lood, need jäävad alles. Ma tean, et need jäävad alles. Inimesed tantsivad ikka veel, inimesed laulavad ikka veel Adjo Karidat ja Abrahama Viinut ning kõiki neid laule. Nad teavad neid, nad teadsid neid ja teavad neid sünagoogist. Aga ma tean, et keel kaob ära. Nii et ma tõesti püüan ühendada omaealisi nende laulude ja kultuuriga. Sest kõik teavad, mis on südamevalu ja kõik teavad kannatusi ja valu. Aga isegi rõõmsad asjad, ma arvan, et kõik saavad sellega samastuda. Ja see on nii võimas ja nii kirglik ja ma olen selle suhtes väga kirglik. Nii et maailmas, kus räägitakse, jah. Ma mõtlen, et kui inimesed kuulevad selle ilu, siis see puudutab neid automaatselt, ilma et peaks ütlema, et see on ladino keel ja mis see on. See ongi see, sa pead seda lihtsalt hingega tunnetama, sa tunned seda, võib-olla tunnedki, täpselt. Sa tead muusikat, lihtsalt tunne seda. Ja. Lihtsalt mõelda sellele, milleks see neid innustab. Ja. Ilus, jätka head tööd ja aitäh, et oled edasi pürginud ja oma kirge järginud. Sa oled tõeline inspiratsioon paljudele. Suur aitäh sulle. Aitäh. Ja see on kõik selle nädala saates Juudi maailmanädal. Saate minna i24 News Englishi veebilehele, YouTube'i kanalile ja loomulikult ka meie sotsiaalmeedia platvormidele, et vaadata seda ning varasemaid saateid. Suur aitäh vaatamast, mina olen Emily Francis. Ja hüvasti Tel Avivist.